Oled sa kunagi mõelnud, kuidas suudab harilik pliiats jätta paberile jälje? Olukord läheb aga veel müstilisemaks, kui ma ütlen, et selle põhjus seisneb keemias. Nimelt on hariliku pliiatsi tera grafiidist, ühest süsiniku allotroobist. Täna proovimegi aru saada, milliste liitainetena süsinik esineb ja mis on allotroopia. Süsiniku puhul on meil tegemist mittemetalliga, kes asub perioodilisustabelis 4. A-rühmas teises perioodis. Kuna süsinik on 4. A-rühma element, on tema aatomi välises elektronkihis 4 elektroni, millest tulenevalt saab süsinik moodustada teiste aatomitega 4 kovalentset sidet. Süsinik on looduses küllaltki levinud element. Teda esineb nii ehedalt kui ka ühendite koostises. Süsinikuühendid kuuluvad kõigi elusorganismide koostisesse ning seepärast nimetatakse süsinikuühendeid sageli ka orgaanilisteks ühenditeks. Majanduslikult olulised süsinikuühendid on näiteks maagaas ja nafta. Süsiniku tähtsamad liitained on aga teemant ja grafiit. Neid nimetatakse ka süsiniku allotroopideks. Allotroopia on nähtus, kus üks keemiline element esineb mitme erineva liitainena. Allotroopsed teisendid on sama elemendilise koostisega, kuid erinevad üksteisest näiteks aatomite paigutuse või molekulis olevate aatomite arvu poolest. Usun, et sellised hapniku allotroobid nagu dihapnik ja trihapnik ehk osoon on sulle juba teada. Täna tegeleme meie aga süsiniku allotroopidega. Teemant on väga kõva ja kõrge sulamistemperatuuriga aine. Teemanti sulamistemperatuur on umbes 3700 kraadi Celsiuse järgi. Samuti on teemant keemiliselt püsiv ning väga haruldane mineraal. Tänapäeval valmistatakse suurtes kogustes tehisteemante, kuid on olemas ka looduslikke teemante, mis tekivad süsiniku teistest vormidest ülisuure rõhu ja kõrge temperatuuri toimel. Sellised tingimused on peamiselt vanades vulkaanikraatrites. Teemanti füüsikalised omadused on otseselt seotud tema äärmiselt korrapärase struktuuriga. Nimelt on teemanti kristallis üks süsinikuaatom seotud 4 naabersüsinikuaatomiga kovalentsete sidemete kaudu. Sidemed paiknevad üksteisest võimalikult kaugel ning seega on süsinikuaatomid suunatud korrapärase ruumilise 4-tahuka ehk võrkkülgse tetraeedri tippudesse. Kuna süsinik-süsinik sidemed on väga korrapärased ja tugevad, on teemant ülisuure kõvadusega aine, millest tulenevalt kasutatakse teda näiteks kivimipuuride, lõikamis- ja lihvimistööriistade ja teiste töövahendite valmistamiseks, millega saab siis töödelda väga kõvasid metalle või kivimeid. Teemanti struktuuris ei ole mitte ühtegi vaba elektroni, mistõttu ei juhi teemant elektrit. Sellest tulenevalt kasutatakse teda kallimates seadmetes isolaatorina. Samas on teemant hea soojusjuht ning tänapäeval kasutatakse teda näiteks suure võimsusega integreeritud vooluahelates. Kuna puhas teemant on värvitu ja läbipaistev ning murrab hästi valgust, siis kasutatakse teda kallimates optikaseadmetes. Ning ilmselt tead sa seda, et teemanti korrapärasel lihvimisel saadakse briljant, millest valmistatakse ehteid. Grafiiti leidub looduses palju rohkem kui teemanti. Grafiit on hallikas musta värvusega, üsna pehme, kuid rask sulav aine. Grafiidikristallis paiknevad süsinikuaatomid kihtidena. Kihi piires moodustavad süsinikuaatomid korrapäraseid kuusnurki, kusjuures iga süsinikuaatom on kihi piires seotud 3 naabersüsinikuaatomiga. Kihid omavahel on seotud aga nõrkade jõududega, mistõttu grafiit lõheneb kergesti kihtideks ning tänu sellele saab grafiiti kasutada pliiatsi südamikes ning tahke määrdeainena. Kuna grafiidis on iga süsinikuaatom seotud vaid 3 naabersüsinikuaatomiga, on grafiidis vabu elektrone ja seetõttu juhib grafiit elektrit. Sellest lähtuvalt kasutatakse grafiiti elektrotehnikas elektroodide valmistamisel. Grafiit, nagu ka teemant, on keemiliselt küllaltki vastupidav materjal
ning kõrge sulamistemperatuuriga. Grafiidi sulamistemperatuur on umbes 3600 kraadit Celsiuse järgi. See võimaldab kasutada grafiiti tiiglite valmistamiseks, milles sulatatakse kõrge sulamistemperatuuriga metalle. Ekslikult on peetud süsiniku allotroobiks ka sütt. Süsi koosneb küll väikestest grafiidikristallikestest, kuid sisaldab ka mitmesuguseid muid lisandeid. Süsi tekib orgaaniliste ainete kuumutamise lõhu juuresolekutta. Nagu grafiitki juhib süsi elektrit. Kuna süsi on väga poorne, on tal võime seedeorganites kahjulikke aineid siduda ja nii oled ka sina võib-olla kõhuvalu korral tarbinud söetablette. Tänapäeval huvitavad keemikuid ja materjaliteadlasi aga aina enam sellised süsiniku allotroopsed teisendid nagu grafeen ja fullereen. Grafeen kujutab endast vaid ühte grafiidikihti ning grafeeni proovib enda jaoks kasutuskõlblikuks muuta energiatööstus. Grafeen on väga hea elektrijuhtivuse ning läbipaistvusega, mistõttu saab teda kasutada näiteks päikesepatareides. Fullereenid on kerakujulised süsinikuaatomitest koosnevad molekulid, mis tekivad grafiidist ja söest kõrgel temperatuuril. Fullereenide korral on omavahel seotud süsinike aatomite arv üle mõnekümne. Hetkel on fullereenide kõige rohkem tähelepanu saav arendusvaldkond meditsiinis, kuna loodetakse, et fullereenide abil saab antibiootikume siduda kehas olevate bakterite külge ning nii teha ravi veelgi efektiivsemaks. Süsinikmaterjalid on meie igapäevaelus aina levinumad. Lähme ja uurime, mida põnevad teadlased süsinikuga ette võtavad. Mina olen Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi vanemteadur Harri Alles ja ma olen viimased 10 aastat uurinud grafeeni. Grafeen on siis süsiniku üks allotroopidest ehk siis grafiidi üks ainus kiht nimetatakse grafeenist, mis on üks ainus aatomkiht ja mis on kogunud tuntust kui tulevikumaterjal. Ta on kõige õhem materjal, ta on väga hea elektrijuht, väga hea soojusjuht ja samal ajal ta on läbipaistev ja ka painduv, nii et temast loodetakse väga mitmeid potentsiaalseid rakendusi, näiteks elektroonikas, fotoelektroonikas. Samuti on teda kasutatud komposiitmaterjalis, näiteks segada teiste ainetega, teeb aineid kõvemaks ja nii. Ja see elektrijuhtivus oli just see algseid põhjusi, miks grafeeni vaimustus väga suureks läks. See avastati 2004. aastal Manchesteris, Manchesteri teadlaste poolt ja nad said ka 2010. aasta Nobeli preemia füüsikas ja nende nimed olid siis Andrei Kaim ja Konstantin Novosjolov. Ja meie siin oleme Tartu Ülikooli Füüsikainstituudis alustanud grafeeni uurimistega 2008 aasta, nii et juba läheb rohkem kui 10 aastat ja just see sensoorikaala on meil olnud ehk kõige viljakam, aga samas oleme ka proovinud teha korrosioonivastaseid katteid, oleme karakteriseerinud grafeeni ja viimasel ajal on ka mäluseadetes oleme üritanud grafeeni rakendada. Nii et meil on üsna laialdane grafeenialane kogemus ja loeksin, et oleme nagu Eesti Vabariigis vähemalt omal ajal nagu eeskäijad, et mujal tegutsetakse, aga mitte sellisel määral grafeeniga. Tere, mina olen Maida, olen Tartu Ülikooli materjaliteadlane ja olen üsna palju grafeeniga varem uurinud. Ja nüüd selleks, et uurida grafeeni, tuleb kasutada maailma tasemel tippaparatuuri, sest grafeeni puhul on tegu üsna sellise keerulise materjaliga, sest ta on ainult ühe aatomikihi paksune. Ja kui me tahamegi nüüd seda grafeenilaadset materjali nagu vaadata, siis lihtsalt silmaga vaatamisest jääb väheks, isegi optilisest mikroskoobist jääb väheks. Ja nüüd see tähendabki, et me peame hoopiski kasutama nüüd valguse asemel juba kiirendatud elektrone, et saada mõistlikku kujutist sellest grafeeni pinnast. Ja seda saame teha nüüd skaneeriva elektronmikroskoobiga, kus meil need kiirendatud elektronid on fokuseeritud kitsaks kimbuks kokku. Ja selle kitsa elektronkimbuga skaneeritakse reahaaval üle grafeeni pinna ja siis igast punktist, kus need elektronid pommitavad seda grafeeni pinda, tulevad signaalid välja, mida me saame mõõta ja selle abil luua siis pildi sellest grafeeni pinnast. Nüüd, kui me tahame juba neid
heksagonaalselt, meekärjelaadselt paigutanud süsinikuaatomeid näha grafeenis, siis tuleb kasutada meil veelgi vingemaid meetodeid, näiteks läbivalgustavat elektronmikroskoopi, kus meil siis grafeen pannakse spetsiaalsele alusele ja sellest grafeenikihist tulistatakse elektronid läbi ja siis sinna alla tekib spetsiaalne siis pilt sellest grafeenist, kus me saamegi juba neid süsinikuaatomeid näha. Nüüd üheks praktilisemaks grafeeni rakenduseks võib-olla on ka korrosioonivastased kaitsekatted, mida me saame panna metallide peale. Ja hiljuti saigi siin üks uurimustöö tehtud, kus me katsime ühe vasest katsekeha grafeeniga ja uurisime, et kui hästi see grafeen kaitseb vaske korrosiooni eest. Selgus, et ta mingil määral kaitseb, aga grafeenis olid pisikesed augud ikkagi veel sees ja need me siis nanotehnoloogia abil täitsime ära. Ja siis lõpuks saimegi täiusliku kaitsekatte, mis oli endiselt hästi õhukene ja kaitses vaske korrosiooni eest. Kordame üle põhilised punktid. Süsinik on mittemetalliline element, kes moodustab ühendites tavapäraselt 4 kovalentset sidet. Süsinik esineb mitme allotroopse teisendina, millest tuntumad on teemant ja grafiit. Allotroopia on nähtus, kus üks keemiline element esineb mitme erineva lihtainena. Teemantikristall on korrapärase tetraeedrilise ehitusega, kus ühe süsinikuaatomiga on kovalentsete sidemete kaudu seotud 4 naabersüsinikuaatomit. Teemant on värvitu ning väga kõva materjal, mis murrab ka suhteliselt hästi valgust. Sellest tulenevalt kasutatakse teemanti näiteks briljantide valmistamisel, aga ka puuriotste tegemisel. Grafiidikristallis paiknevad süsinikuaatomid kihtidena, kus ühe süsinikuaatomiga on kovalentsete sidemete kaudu seotud 3 naabersüsinikuaatomit. Kihtide vahel on aga nõrgad jõud. Grafiit on tumehalli värvusega aine, mis juhib hästi elektrit ning teda kasutatakse näiteks pliiatsi südamike või elektroodide valmistamisel.